siis proovisid päev enne seda, kui ma tahtsin teistel näidata. Imelik ka, kui sa hakkad tegema, kui oled tööta. Laua peal. Vaatame kained ilmisi üle kõik. Seda kõidi ringi, et ei roniks teiste kõrvale. Kraadi püsti ja sõidad selle kuradi turuga ringi ja tegelikult tegeda tööd tegeda mõne. Paras prügikoti teiseks seda aeg-ajalt kogunud. Nii padujoolid ka ei ole. Minu ammu pioneer olnud. Tere. Sa ei ole veel pildi peale jäänud? No tere taas siis, jah. Rõõm kohtuda juba teist korda sellel sajandil. Kas nüüd on kõik kohale jõudnud või? Või on keegi veel puudu? Harri Kitti, kes on. Vaata, see ju filmis kõik. See oli 77 aastast ka. Siga vahet. Mis te siin sussetate? Tööriistu tagasi. Tere, Randa. Ei või olla. Olen paaril korral või rohkem 3 või 4 korral proovinud veriidrõgastega hästi läbi saada. Kahjuks ma ei ole seda tulemust saavutanud. Ja siis mul juhtus venemeeste artikkel Pihku. Raadioajakiri number 3 2007. Ja vot siin on need tulemused. Ja nemad tegid seda asja samade monitoride sabades oleva paksemate kohtade. Ja nendes paralleeljuhtmetes ja kuidas veel nimetatakse, nendes on ka mõnes kahes otsas on olemas. Niisugused silindrid, võtad 2 silindrit, paned kokku, lõpud isoleeriga ja ühel pool ajad siis vastavad 2, no mina kõige rohkem tegelen 1-2 trahvodega. 50-110 oomi on siis ühel pool on 2 keerdu ja teisel pool on 3 keerdu. Tegelikult tehakse veel väljavõtte ka keskelt. No mina ei ole teinud seda. Ma olen lihtsalt ajanud 2 ja 3 keerdu ja siis ma olen ajanud natukene, kummalt pool siin on nüüd kaabli poole peal olen ajanud siin mõnikümmend senti veel mahtuvust ka kaablist juurde. Siis ma olen saanud kõige paremad tulemused. Katsume nüüd vaadata. Ja tähendab seda saab teha igasugused, siin on antud isegi 1 ja 50 kui 800, see on mis 1,16, eks. Kui 50, 450, jah, see on siis, kes jagab ära peast, 58, see on 1,16. Paistamist. Jah, isegi trahvod teha. Selle trahvo puuduseks on see, et ta kurat sellisel kuul eriti üle 100 vatti ei kannata. Siis tuleb panna rohkem neid asju, siin võib panna 2 või 3. Jah, ja siin on mul siis 100 või 110 oomi, MLT takke ja niisugune tehtud ja ma jätsin selle nüüd omale sinna otsa, mul oli päris ka elektriku selles väikses karbi sisse pandud, niisugune trahvo. Ja näete, siin on niisugune ristamu nagu MFJ 269. Vaatame, mis nõuded see trahvol on. Trahvol meil on nõuded, et oleks võimalikult laiaribaline. Et ta võtaks sealt 1,6 kuni 28. Minul see trahvo 20 või 160 meetri peal ei tööta hästi. Nii, paneme sisse ja hakkame jälgima mõõtu, et mis siin toimub. Näete, see isegi kõlbab häda pärast sinna. 160 meetri peal, näete, seisev on küllaltki hea. Nüüd ma lähen kõrgemale 3,5 peal. Näete, reaktiivsus on 0 ja 1,2 on siin 1,1 ja kogu aeg lähen mööda sagedust, näete, seisev oluliselt ei muutu. Näed, 10 mega peal sõidan allapoole, 7 mega allapoole. Nüüd sõidan siin
näete, 19 mega on 1,0 reaktiivsus 0. Ja vaadake, kus ta nüüd tõusma hakkab, kus 25 peal hakkas tõusma, eks. Nii et praktiliselt amatöörbändi katab enam-vähem ära. See ongi see eesmärk, et ta oleks ühesugune. Niimoodi nippi pole siin mitte mingisugust, seda ei pea tegema MFJ-iga, seda te saate kontrollida ju laiaribalisust oma antenniga, näiteks delta luubiga mingi ja panete sinna seiselaine meetri mõõtja taha ja sellega saate ka juba enam-vähem orienteeruda, et kas on nii või naa. Aga jah, muidugi kui teil on koormustakk, niisugune võimsam, siis te võite panna seiselaine mõõtja taha ja suruda sealt parasjagu nii palju taha, kui see seiselaine näitab. Ja siis kõndida sealt, ütleme, 1,8 megast kuni 28 ja vaadata, mis tema teeb. Sest see on kõige õigem, selles suhtes mõõtmine, et antenn, te ei tea, mis antenn teeb. Ja pärast panete antenni külge ja saate siis tulemuse. Kes on viimase paari aasta jooksul mind kuulnud Kolbertamatti, see teab, et mul see asi töötab. Või on kellelgi minu signaali 100 vati kohta teist arvust. Nüüd ma ei ole 3 aastat oma lemmiklampigi toas küdev pand. Oled kuulnud? Olen kuulnud, kui see lampiga töötab. No, ja mitte seda ei kasuta. Jah, mitte seda. Ei, seda see lampi ei kannata. Aga kuidas siis lampiga signaal oli? No lampiga oli võimas signaal. Mina võin saladuskattale öelda, et 80 meetri kuulamise võimalus mul on. Saatmist ei ole, aga olen kuulnud küll. Vot, aga siin on mul tehtud alles mõni nädal tagasi proovisin rõngad. Mul juhtus kätte 200 või 2000 rõngad, 4 tükki panin kokku ja mõtlesin, et kurat, et ükskord peab sõbraks saama. Otsin internetist välja, 1-2 trahvo, panen kokku, kurat, käed värisevad, et nüüd läheb tööle. Sittagi, näitame teie poolt niisugust, ma ei saanud ja see on ütleme üks 5 või 6 rõngaste komplekt ja mis ma olen mänginud ja põrgu ükskord pean saama nii kaugele. See on üks võimalus, nii et kes viitsib, jätab meelde vene keelt ja enam-vähem kõik mõistate. Kes ei mõista, on Google'i tõlge abiks. Raadio number 3 2007 ja sellest on hästi palju olnud juttu ka, kes loeb Sikju Ham RU foorumites, seal antennide juures. See on magnet seal. See on Ferit. Ferit. Ja. Kes loeb QRZ-RU foorumites, seal on ka nendest asjadest juttu. Ja venemehed seal on, tähendab minu meelest natuke panevad pada ka vahepeal või on lihtsalt teile juhtud teistsuguse müüga need. Seal ma olen lugenud, et need müüd on kuskil 2000 ringis. Jah, aga mina ei ole mõõtnud seda müüd. Aga seal nad väidavad, et 2000 on müüd. Muidugi ta võiks olla natukene väiksem, aga niisugused nad on. Need värgid. Muud ei ole midagi, ainult selles kõrgemas otsas võib-olla tekivad liiga palju kadusid. Vot, seda ma ise olen mõelnud ka, et tegelikult kadusid peaks mõõtma. Ka küsida, et palju sumbugus on? Jaa, tähendab vene mehed seal midagi räägivad protsentidesse, kui ma mäletan 97% või nii, et praktiliselt siis kaod on väiksed, kuid ma ei tahaks hästi uskuda, et ta kurat 100 vatiga läheb ikkagi, kui ma panen FM-i peale, läheb kuumaks FM-iga, ma ilmselt ajan ta lõhku. Aga see näitab, et ongi kaud. Jaa, aga palju see kaod on, selleks tuleks teha 1 trahvo ja panna lihtsalt või mis sul parasti on õige koormustakk ja mõõta siis tehe poolt ka, et palju siis tegelikult soojuseks läheb. Sest kui ei läheks soojuseks, siis kadus ei ole üldse. Aga siiski ta töötab ja väga hästi on ja hõlbus sobitada. Ütle palun mulle veel kord, mis kuu artiklis oli? See on Raadio 2007 number 3. Ja pealkiri on VC transformaator na verite provoda. Sohkat šastat. Ja. Nii et kes ei ole amatöör, kes saab amatööriks täitsa ja Siibi bändi peal, näete, saab ka täitsa kasutada 27 mega ka töötab.
Niimoodi. Siis mitu see on? See tahab saada ka 110, jah? 2,5 on tal juba ametlikult, jah. Proovin. Oota, ühel meil oli vaba see, kus ta läks? Indurile. Indur! Kas ulatavad siia? Indur! See on see vana, see Rasireksi. Rasireksi oma, võt tahakski Rasireksi mõõta. Mina ei ole mõõtud, aga kes olevat mõõtud? Need... ei tea, kus ta on äkki. Peldikust kohas. Sellest peldikust, mis on pool kummuli või? No, kukkus alla, aga. Ta on läinud juba, kui ta sinna Ma arvan küll, jah. Ja küll, selle teeme pärast mõõdame selle ka ära. Aga tähendab teine võimalus väga lihtsalt, ütleme, mõõta, mitte mõõta, vaid sobitada ära, on siis teel 2 kilokuin, deltaliima 2 kilokuin. Ta on ukrainlane, Saksamaal elab ja tema teeb seda asja nii, et näete, lühiskeerd ja traat jookseb siin peal ilusti, näiteks mina võtsin täpselt seesama, mis siin on. 20 meetri jaoks 10 meetrit traati, mis osutuks ka ilmselt pikaks, ilmselt see niisked puud mõjuvad. Ja sellega sõidad siis ja otsid selle optimaalse koha välja. Ja mul see õige, võt see on see umbes 2000, see ots läks nüüd lahka, ma mõtlesin, et ma ei hakka kolbi otsima, panin sinna mulle teine tehtud 1000. Kolvi leiab kohe. Ja mul on ka 2 tükki neid siin. Ja 1000 rõngad on seal ja me võime vaatama minna, mida teevad need 1000 rõngad. Nii et kes tahab, võib pärast seda artiklit lugeda ja see artikkel on siis deltaliima 2 kilo kui pekk. Aga sama värki, kui nüüd teha ja võtta, panna teepoole sinna takisti laua peal, tulemust ei ole. Mina ka eelmine aasta, kui ma tegin samasuguse jutu, siis ma enne vaikselt eelmine päev proovisin järgi, et kurat, et järsku asi ei tööta. Ja siis me panime tööle ja järgmine päev siis näitasime kübaratrippi ja siis paljud mehed ütlesid, mis sai omad, et see asi ei saa töötada ja siis ma panin transiiveri taha ja pidasin paar sidet maha ja siis mehed naersid, et kurat, kus need venelased sul seal nukka taga olid. Kus sa selle taki panid, siis selle asemele panid taki? Ja, pani jah. Siia lõikist lahti ja siia otsa? No jah, selle traadi asemele, nagu ma aru saan. Ja mõtlesin, et idee järgi peaks ju käima? Jah, idee järgi peaks käima. Võta näkkas. Ei käinud. Ja mis ta siis näitas? Sagedus läks lihtsalt või? Jama näitas, ei näitanud üldse, vaata praegu nägime ilusti ühe ilusel. Seal oli midagi 2 või 3 või 4, mis ta näitas seda seisvat nii, et ei õnnestunud see värk. Nüüd me vaatame, kas see asi ka töötab. Tähendab 20 meetrit ehk 14 mega, see on ju 20 meetrit pooleks on poollaine tiipol, see on 10 meetrit, eks. Tavalise tiipol on ju keskel katkestus ja isolaator on vahel, aga laisad mehed ei viitsi isolaatorit panna ja ei viitsi pärast... Aga miks see isolaatorit peab panema? Kuhu sa kaabli ühendad muidu? Ümber puu. Ümber oksa. Või isolaatorit. Ümber märjapuu. Ümber märjapuu ei saa panna. Aga proovime. Eile tuli, või täna tuli mis on vahe? Ja väga heaks ma siin ei saanud, aga näete 1,2 on siin ja näete, reaktiivsus on 0. Ja seda võite nüüd pool meetrit siia-sinna liigutada, ei ole ta eriti kriitiline, aga kui te liigutad juba 3 meetrit ära, siis on ta kriitiline, siis ta muutub palju.
väga hea, Natuks oleks vaja lühemaks. jah, ütleme maabändi jääd, aga ma vaatan... Või ei, pikemaks ikka teha siis, kui näed, ta on kõrgemal ju hääles praegu. Ja, pärast on pikemaks vaja. Ja, et väga hea. Siis ta oleks pidanud ka kõrgemale. Jah, väga hea mõõs, aga seal on praegu tuhanded rõngad on pandud punti. Kas see alumine silmus on nüüd ka kriitilise pikkusega, oli seal ka kirjas? Kuule, võt seda mina pole aru saanud, ma olen mõned teinud, aga väga kriitiline ta ei ole. Nii, et ta küllaltki laias piiris see asi kõigub. Jälle seda asja kõike saab, ei pea olema MFJ, on teil savaline siis seisevlaine mõõt ja panete vahele ja sellega ahate joonde. MFJ-ga näeb muidugi jah, siin reaktiivsuse värki ära, aga ütleme tavalisel amatööril, kes antenniga palju tegele, see reaktiivsus pole midagi teha. See on juba natuke teiste meeste värk, kes neid taga reaktiivsusega ja kompenseerimisega. Aga kõige lihtsam on jah nii asja teha. Nii et kui näete prügimäel, sõidate mööda, vedeleb vana monitor, läbised kätte, lõigate need jämed kohad ära. Mina käisin prügimäel, vaatasin, seal oli hunnik, sain paar käed seda potsikud omale ja sain veel juurde ka need. Kui ei ole prügimägi lähedal ja väga vaja, siis teeme prügimäe. Siis võib osta poest ilusa uue kaabli, kus on mõlemas otsas. Ja ära lõikuda. Oota, sa mõtled arvutimonitori? Ja arvutimonitori, jah. Ja kaablites on ka, nendes paralleelkaablites, seal on mõlemas otsas niisugused jämedad kohad. Muidugi ideaalne oleks, kui saaks nüüd need erinevad, et nad läheks üksteise sisse, siis vaadake, mida rohkem seda magnetit on, või seda ferriiti, seda suuremat võimsust peab, aga mina pole saanud niisugused tünne praegu, et mis üksteise sisse läheksid, et ma saaksin sealt need kuupsentimeetrid juurde. Ja, no see on ju vana teada tuntud tõde, et teatud piirist tekib lihtsalt üleküllus ja siis ta hakkab kuumenema. Ja kui sa ütleme, ta ajad päris kuumaks, siis juba andmed kehvenevad. Aga kas ta pärast taastub, kui jahtub? Vot selle kohta ma ei oska ette vastata. Me olen kuulnud, et taastub, aga suurte jõududega ajatakse ta lihtsalt pulbriks. Kui suur jõudiks sisse ajada, siis pidi pulbriks minema. Nii et kui sa seal kaua piisad ja piisad kuuma on, siis läheb ükskord pulberts. Tekib seal. Vot nii. Nii et kas on midagi küsida selle kohta, mida ma oskan rääkida? Mis on vanade kineskoopidega teha? Hea küsimus. Kunagi sain need siin samas puruks loobitud. Isegi video. Vene telega ei tee. Ja, teliskiviga väga head paugud tulid. Mida nendega? Zombi sünnib. Nendega. Ma olen lõhistanud palju. Keegi no ilmselt ei, aga Kineskoobid on ohtlik jääde. Kineskoobid on ohtlik jääde, viid türk sisse ja sinna töökotta. Enne vallavalitsus lepid aja kokku ja see äraandmine on tasuta. Ja ongi nii. Ei, selles mõttes ohtlik jääde. Tegelikult maksuline, aga oma valla elanikele on tasuta. miks sul need tampon ulatub siia vahel kinni või? Ei ulata. Ei, no või need juhtmed kuule, kuidas siit saaks nüüd ühendus ka on? Natuke roosteks. No ütleme niimoodi, et on üks viimased 5 aastat on ta olnud välitingimustes. Ülejäänud lihtsalt paljad ramad rõngad. Kuule, kellel oli läpitsev? Kohe saab. On veel midagi spetsiifilist vaja? Jäta oma taskusse. Jah, jäta tööriist, pista taskusse ära. Ma tahaks ise nuga. Sa tahad ise nuga või? Anname nuga. Oot, on alles noor. Oot, ära jama. Kas me helistame kohe 112? 112 on siin juba. Minul on vaba päev. Piisavalt. Ühesõnaga nalja ka. No nalja peab saama ju. Näidati salajast. Ma olen juba pesenal. Ikka juhtub. Priitahtlik pritsumees manival juural. Ei, ma olin päris ametis.
Raplas. Ja Lääne-Eesti. no eks ta pärast kuuleb, kui vaatab. No, loogiline. Nii. Lõpetasid ära või? Nii pikalt. No. Veel pikemalt. Hoiame kokku. Ei tööta. Takistid luban endale jätta. Mul on neid veel. Arvata võib. Ämbriga, kilekotiga õhku ja? Eemlastus. Paned siia külge, vastu võtile. Ega siia. Nii, et võid Vikile pretensioone esitada. See on SVR on hops ära paik. Praegu on 3 väga palju. Ütleme, vaata 20 peale. No 20 peal enam, noh, midagi sinna lähedal läheb, aga ikka jama. Palju? 1,6, jah. Mille jaoks see siis on, mis bändile kõige parem? No need olid kunagi, ma arvan, et 10 aastat tagasi ja rohkem siin lihtsalt tehti Brasirexis. Sina küll, aga mis bändile ta mõeldud on? Tal ei ole otseselt bändi. Ei, sina küll, ma mõtlen ka, kust ära kukub siis, mille pealt? Ei noh, ta on üldse jama. Jama on praegu mõõta see siit tehe poolt. Sama jama, nagu mul tekkis nende kuradi rõngastega. Kruvikat on, et võtaks ma palju tulema sisse. Pestpeo. Vot kuskil oli keeves. Kivemehed. Kõige universaalsem töö. Kuule, need on sul lähevad naabrid niisugust või? Kes kirvest otsivad või? No selle mõtlesid järgi, mille peal. Jaa, see 20 meetri peal. Kiveval ei tohi, jah. Millega siis ainult päiksepaneel või tuuleventikud? Ei, sa võid generaatorid võid kasutada, aga mitte võrgusti või võtta. 100 meetrit pead olema ehitustes ka eemal ja ütleme, näiteks on sul mingi mast tehniline, sealt sa ei tohi antenni panna. See peab olema Ikka oma kaigas ja leppa varrele peab. jah, puu otsa palun väga viska, aga ütleme, tehniline vajadus on Aga see antenn osutus lühikeseks. Mingi kuu-paari pärast ostsin ühe uue. Uuemad näod ka pildi peale ära kohe, jah? See on originaal. Originaal lutti panid otsa, mis Et üritame latsed korraldada. jah. Või korrata. Pisikene selline tore BNC-ga koht on. See on see Kuule jah, siuke paras läbu kohta, ega siin midagi asjalikku mõtteid siin eriti ei tule. On vaja. Ega ei ole. Sellepärast siin ongi hea käia, et siin saab puhata. Aga poolaine sobitustel siin. Ega ta ilmaasjata suvila nime ei kanna. Aga on siin sobitus? Minu jaoks ma mõtlen. See on veerand. No aga mis ta siis on, 4 meetri veerand laine antenn? Ei, see on 2 meetri veerand. Kui palju pikkus on? No kurat, mingi 50-52 senti kuskil. Rohkem. Hoia paigal. Muide, mul on 2 meetri varas täpselt samasugune. See on 2 meetri... 60-80, see meeter, see on siis juba poollaine. See on, ütleme, 90. Veerand lainet. See on meeter ära. Veerand lainet. Millel? 2 meetri peale? Kust otsast? meetrit. No see on poolaine. No enam-vähem on veerand meeter. peaks olema. Peaks olema meeter peaaegu. Enam-vähem, noh. Päris meetrit. No ütleme 80 meetri vahe. Võimalik sellest teha, noh, hääles veerandlaine antenn. Urmasel on tehnika ka. See on veerand lainet. Peaks just minu 2 meetri Me ei saa olla. mul on teistsugune känd ja mul on need vahetanud. 2 meetri peal see on poollaine pigem siis. Mis? Poollaine antenn. 2 meetri peal 1 meeter on poollainet ju. Prooviks alguses. Mitte veerand. Poolainetisse toit otsast. Siis ta läheb põkkuma. Metallitüki, plõksti, noh, plekitüki. Panin ta sinna kuskile puukäiku otsa ülesse. Ei, ma saanud kellegiga sealt sidet. Nagu SVR nõuda välja. Ta ei pruugi olla, ta võib olla üldse mingi siibiantenn. Ma annan sulle 1 vatti siit välja ja siis ei lase lõpus läbi. Ma ei suutnud isegi paarikümne vatiga tarbijaama läbi lasta. Selle antenniga. See, mul oli üks kuradi Zodiac. See raiskab mulle antenn korraks lahti ja vajutas siis tanget. Kohe läks. Reis tuli ka kohe.
No vot ei tea jah, aga noh, sellest saab. Kohe lööb läbi. Tervist. Tuli suits välja. Mis te siin oma ette niimoodi vaikselt nukrutsete või mis te teete? Piisavalt kaine. Liiga kaine äkki või? Siis on küll raske õhus. Autojuhi kogemus peab ka olema. Oota, aga kauaks pead plaanita või? Mina Tarvi jutu järgi sain aru, et ööseks. No ma ei tea veel. Eks see paistab. No kui ööseks, siis võib juba juua. Aeg on. Küll see välja kujuneb. Jah. Sul antenn ongi madal, jah? Meil siin seda alumiinit. Minu arvates piisavalt ju. Teise päris, kus saab käe niimoodi, see on parem. See läheb aasta alla. See on tehase teema, aga see on see sõja. See oli Mis teile meeldib? Kälimehel meeldivad. Oi, minu lemmikseriaal üks. Ja palju rohkem lööb üle näiteks pilvede all. Seda mina ei vaata. Ja on, tähendab, Võsapets on oma saatega juba ammu kuskil kaugel. See tahtis mingi 250 000 vaatajat mingi ammu. See on kuskil alla langed ammu. nii. Mis teil toimub? Räägi sina. Vasa! Kuule, toas on salatit ka ju. Läbi sööme seda ka natuke. Meil on olemas koha peale kõiki või? Toas on ju magamisruumid. Aga ei seda küll jah, aga siin on hapud juba. Need on vähe. Tohtame kuni toas ka salat hapuks läheb. Yes. Ärge nüüd ainult ära kaduge kuskile. Tavai. Kõik on kaamera peal. Nii kui te läinud olete, siis läheb info politseisse. Selge. No vot, tavai. Muide, ma ei saa aru, mis kuradi jama toimub. Oi, kui hea vein. See oli see. Näite silti ka. Valtu vein. Näite silti ka. Kas ma saan kui te seda näita Mari seda. Mussest või? Mida ostate, siis te elus ei pettu. Nüüd saan. Mis minustel saan. Ühine tee, mida mööda sai käidud, on tulnuks saan. Kunagi veel. Rõõm ja õnne, mis meile vetlikuks jäid. Veks lähen õigesti, et jõuan.
et siis kui lumi maas või kui kevad ärkab taas. Ütle millal tõused mäed, ütle kui lohvada puhul, kas sind suvel päikse käes või söögis kullas näed. Lahti poeg. See on Siipooli. Veel mu kõrval levad sa. Aita mööda leida ja kipommi. Üldiselt siin võib leida erinevaid telekajuppe aastatest 50 kuni 80 aga arvutitest nagu eriti ei lõhna. Näe, sõitu plokk. Telekajupil ei ole niisugust võimsat rahvast. See on küll see 250-300. Meil on täitsa võimsad mehed. No üldiselt midagi ta sinna asjatele uurib juba. Transceiverid nii eriti mudimist ei luba, aga ta võib ise otsada ja ta lusikanurka lisata. Noh, lõputransid saab alati läbi lasta. 227 läheb ja oomi lõhna tuleb. Kuule, kingitud hobuse suhu ei vaadata. No, zombi palus edasi ütelda, et kingitud hobuse suhu ei vaadata. Läbikästastada kohe, jah? Saab kella hunniku huvitava kujuga juppe. Okei, tehke, et ma jään kuuldale. Teeme nii, aitäh sulle, Santa Claus, 7-3. 7-3 sulle ka. Saab huvitava hunniku. Aga vaata, kui ilusad teil on. Seda ma näen jah, et ta on ilus. Sitaks. Kuule, võta see korra enda kätte. Miks ma nii teen, ma pean poseerima sellega. Jaa. Eks ole küll. 3 vastukaalu lausa küll. Jaa. Sa kurat, see on pliiat sisse pandud või mis asi? No see on selle Varda... Ma saan sellest jah väga hästi. Varda toeks. Sellest samas vastukaalud on natuke liiga suured. Ei ole. Ja nurgad on valed küll. Ei no nurgad, need vähema paikab. Ma mõtlen seda, et paneks välja kuskil ülesse ja... No seda küll, aga meil tuleb kõigepealt mingisugune kuradi kärsakas leida siia. No kohe leiame. Eks ole. Ei ole probleemi. Ei ole probleemi. Ei ole probleemi. Ei no teades sind juba ma ei tea mis aastast, siis selles oli tõesti. Kurat, sellel ka akust sees ei ole. See oli vist 6 voldi pealt üldse. See, 2x2,4, kui ma õigesti mäletan. Midagi sihukest oli küll, 2 aku patareid vist sees. Kuule, ka okei.